Ühel hämarduval õhtupoolikul sõitis matkahimuline C3 Aircross mööda sügistalvist maanteed kodu poole. C3 Aircrossi oli õnnistatud noorusliku jume ning pilku püüdva välimusega. Aga C3 Aircross polnud mitte ainult ilus. Ta oli ka kiire. Hea suunataju ehk rool ning erakordselt kiire tähelepanuvõime ehk tähelepanu hajumise hoiatus vaid upitasid ta enese hinnangut. Sidrunimaa oli tema kiire pulsi ning järskude kurvidega aga harjunud. Need olid ju osa tema isiksusest. Täna oli C3 Aircrossi minek aga eriti rutlik. Nõnda, et Sidruni järel oli näha vaid tema alt õhku paisatud lehepilve. Teed tundis ta tänu oma helendavale parimale sõbrale Navile vaated paremini kui oma enda viit ust. C3 Aircross oli harjunud sellega, et koduteel ta teisi sidruneid ei kohanud. Tee oli alati tühi ja vaikne ning täna ka sügiseselt must. Minekust paistis, et sidruni kapoti all mõlkus midagi raskekoelist ning et tee ei olnud ainus, mis täna must oli. Seda oli ka C3 Aircrossi närv. Mõtted aina jooksid ringi ratast ja sidrun tundis, kuidas aknapesu vedeliku pisarad klaasile tilguvad. Muremõtted peas tiibu sirutamas tuiskas C3 Aircross kodu poole. Peale selle, et Sidrunimaa osa matkateid oli remonti pandud, oli C3 Aircross unustanud tulearstil käia, et oma läbipõlenud esipirn ometi ära vahetada. Silmad tuleb korras hoida, oli vana Jumper sidrunitele kordi ja kordi korrutanud. Kuid täna oli see tarkusetera C3 Aircrossi meelest pühitud. Ühe silmaga sõit oli C3 Aircrossi aga õige ära väsitanud ja marrugi ajanud. Leidis kah aja. Pomises C3 Aircross ja kiirustas edasi. Eks tema mõtles, et mida kiiremini ta koju jõuab, seda nobedamini kõik joonda aetud saab. Teel olles tundis sidrun endas kasvavat muudkui viha ja pahameelt. Sidruni raadiost kostuv muusika mängis tema närvidel ega sobinud kuidagi meeleoluga ning ta asus katsele sealt midagi meeldivamat leida. Kuna Sidruni raadiost midagi meelepärast ei tulnud, muutus kruttimine selle võrra veel hoogsamaks. Mõni kurv sai seejuures päris sirgeks löödud. Järsku käis hirmus kõva mats ning C3 Aircrossi mõtted olid ühtäkki pilve pealt tagasi maanteel. Kulus mitu head sekundit, enne kui ta silmad lahti ja mootori taas käima sai. Esimese raksuga ei saanud aru, mis juhtunud oli. Taha paremale vaadates nägi ta vaid musta laiuvat pimedust. Ei või olla, hiiatas C3 Aircross. Olen ma ühtäkki pimedaks jäänud või on mu küljepeegel lännu? Ongi vist küljepeegel. Aga kuhu see kadus? Appi. Paanitses C3 Aircross. Kiiresti vasakusse peeglisse pilku heites nägi ta kauguses väikesi tulesid. Ehk on see mõni teine sidrun, tuututas ta. C3 Aircross keeras end nii kiiresti kui võimalik ümber ning vuras tagasi kurvi poole. Pilkasest pimedusest paistis suuremat sorti kuju. Ähmis C3 Aircross jõudis lähemale ning vari hakkas moodustama tuttavalt suurt nelinurkset kuju. Oli see tõesti Sidrunimaa tark Jumpy, kes end seal peitis. C3 Aircross nihkus lähemale ning hüüdis. Jumpy, oled see sina? Veel hetk tagasi tundmatuna näiv kuju vastas. Mina jah. Ähmist C3 Aircross küsis. Mis juhtus? Oled sa ühes tükis? Olen. Sain vist hoobi istmikule ehk tagaküljele. Selline tunne, nagu miskit oleks küljest kukkunud, vastas Jumpy. C3 Aircross vuras Jumpy tagumise ratta juurde ning nägi, et sealt oli tõepoolest üks tükk puudu. Kiirustades naasis ta Jumpy juurde ning hüüdis. Oota siin, otsin puuduva tüki üles.
pea nüüd hoogu, ütles vana Jumpy ning viipas peata C3 Aircrossi enda kõrvale. Ütle mulle, lapseke, kus sul nõnda kiire oli, et tee ääres ometi teist sidrunit näinud? Mina just peatusin siin ning lähenevat sidrunit nähes arvasin, et ta mulle pilgutab. Siis aga sõitis teine mul tagaosa vaated maha, seletas Jumpy. Ehmatusest tossama hakanud C3 Aircross kogeles. Ei, ma ei pilgutanud sulle. Mu silm oli vaid väsinud ja pirn vahetamata. Ah nii, ütles Jumpy ja lisas. Pentsik lugu. Ja kuhu su teine silm siis ka vaatas? Uuris Jumpy. Sellele ei osanud C3 Aircross aga vastust anda, sest õigupoolest olid tema mõtted kõik mujal olnud. Jumpy oli aga sidrunimaa vanim ning ta sai asjast aru. Ta seiskas mootori, mõtiskles ning sõnas. Vaata, C3 Aircross. See siin on harilik pimeda nurga juhtum. Põhjus, miks me ümbritsevat tähele ei pane, ei peitu mitte silmades, vaid meie sees. Tähelepanu kaotame siis, kui oleme ärritunud, väsinud või ei suuda oma tundeid kontrollida. Liigeldes ei arvesta me vaid iseenda, vaid ka teistega. Kuigi võib tunduda, et just meil on kiire ning miski ei kannata oodata, siis ega tegelikult pole ükski meie asi nii piisavalt oluline, et peaksime teise sidruni turvalisuse ohtu seadma. Ühtäkki hakkasid C3 Aircrossi päevasündmused kui pusletükid kapoti all järjest kokku sobituma ning ülima ettevaatlikkusega asus ta kodu poole teele.